jälginud ja inimestel peaks asi siin küll selge olema, et psühholoogiline ettevalmistus ja läheb lahti. No veheldakse, ütlen nii palju ära, et öeldakse 3 korda 3 minutit ja 15 torkele, et kas saadakse siis 15 torket enne täis või lõpeb aeg ja kui lõpeb aeg, siis vaadatakse, kellel rohkem torket selleks hetkeks tehtud on, see ongi võitnud. Ainsalit iseloomustab jällegi kuldmedal, aga tema on selle saavutanud Euroopa meistrivõistlustel ka samuti siis meeskondlikkuse pees ja oskad sa öelda selle matši? Ma ütlen kohe kiiresti veel selle, et vaadates neid eilseid ja tänaseid matši, siis mina enam ühtegi ennustust ja prognoosi ei tee, sest see võib täitsa uppi kõik minna. Ma siiski arvan, et see matš on tänase finaali kõige kõrgeklassilisem. Ma ütlen, et see on nüüd selgitab ka võite välja, aga need 2 meest on väga kõvad mehed. Max Heinzer muuseas on eelmise aasta Tallinna maaga võitja, nii et tal on nii-öelda tiitlikaitse. Ja selle turniiri omapära on ka see, et esi-16, kes eile vehklema ei pidanud, on 4 hulka jõudnud vaid Max Heinzer, et kellel on kõige kõrgem maailmareitingu asetus, ta on siis maailmareitingus 4. praegu. Krumieril on see koht 22 või vabandust, 56. Esisaja mehed ikkagi, see näitab taset. Siin täna ei loe midagi, et Prantslasel on ette näidata 3 kuldmedalit ja see tänane päev on võistlus juba ise oma, et ka 2 nädalat 2 võistluse vahel võib meeste, kuidas siis öelda, taset täiesti erineval moel mõjutada. Absoluutselt, ka 2 tundi võib seda teha. Et siin on siis selles mõttes nagu vastandid, et üks on paremakäeline, teine on vasakukäeline, üks vehkleb nii-öelda püstolettrelvaga, teine pikarelvaga, vaadake, pöörake tähelepanu prantslasele, kes vehkleb vasakul, siis tema relva käepidet, et ta hoiab nagu kaugemalt kinni, et siin on niisugune ka, kuidas öelda, koolkondade võitlus. Ütleme nii, et see on sinu EP? See, mis prantslasel käes on minu EP. Ehk siis sina vehklasid ka, mille pärast sa eelistasid seda siis nagu ütleme siis püstoli asendile, mis on siis vastasel siis nagu te näete, EP hoiab käes nagu püstolit? Kuidagi see kujunes niimoodi välja, et eks see on iga sportlasel on oma eripära, omad võtted, omad lemmikud, lapsed pannakse alguses nii-öelda pulgaga vehklema, lõpuks nad lähevad enamus, ütleme see Nõukogude Liidu koolkond, kus mina tulin, ikka vehkles püstolettrelvaga, mitte pikaga, neid oli ikka väga vähe, kes pikaga vehklesid. Aga prantslastel on see pigem reegliks, et pikaga vehklemine. Ja seda käepidet nimetatakse ka prantslaseks. Nii, matš jätkub. Et esimese torke tegi küll Heinzer, kuid kohtunik seda ei lugenud ja see oli toimunud peale stoppi ja nüüd tuleb siis esimene üheaegne torge ja siis on 1-1, et matš on päris intensiivselt alanud. Kui eilseid matše tagantjärele veel vaadata, siis neid selliseid duubeltorke või üheaegse torkega matš oli päris palju ja televaatajale võib-olla siin veel teeb selle asja kindlasti huvitavamaks see fakt, et see üheaegne torge läheb siis kirja siis, kui mõlemad siis vehklejad suudavad teha selle torke 0,04 sekundi sees, on mul õigus? Täpselt nii ongi, aga see on küllaltki pikk aeg vehklemise jaoks, et teinekord sulle tundub endale veheldes, et sa tegid puhta torke, aga vastan ikkagi jõuab sulle selle torke ära teha ja ehkki ta jääb võib-olla natukene hiljaks ja aparaat fikseerib ära ikka üheaegse torke. No nii, tuli teine torge ja nüüd oli see kindlalt siis Ainseli poole ja 2-1 on seis. Šeis on ilusti haaras vastase relva ära ja tegi hea rünnaku, et see nüüd on korduses hästi näha, kohe ta haarab vastase relva. Nägite, lõi relva ära ja siis tegi rünnaku ja läks 2-1 ette. Kas on ka oluline see, millise taktika võtab vehkleja? Näiteks eile väga palju matši oli see, kui ütleme siis Ainseli kohal vehklev sportlane oli kogu aeg seal oma tagaotsas, ehk ta oli kogu aeg nagu kaitsvas positsioonis ja 2-2 seis. Kas on ründajal eelis? On ründavaid vehklejaid ja on kaitsvaid vehklejaid ja väga paljude kohta öeldakse seda, et tal piisab 1-0 ette minna ja siis ta istub seal kaitses ja on väga osav. Ja on vastupidi, kellel meeldib väga rünnata, et siin nagu mingit kuldreeglit ei ole, et istu kaitses ja sa muudki torkad või et ainult ründaja, küll sa siis torkad, et see on ikkagi siuke, sõltub vastasest, sõltub su enda oskustest ja see on väga nagu individuaalne. No öeldakse, et see, kes kaitsvat vehklemistiili harrastab, see on selline mees, kes elab teiste vigadest.
Ka vastab tõele selles mõttes, et lõppude lõpuks võidabki see, kes vähem vigu teeb, aga samas sa võid ka matši kaotada niimoodi, et see ei otseselt mitte ühtegi suurt viga, et vastane lihtsalt mängib su üle. Mõlemad said punkti, ehk siis jällegi üheaegne torge. Praegu tundub mulle küll, et Heinzer on natuke parem täna. Ja ta, vaadates ka eelringi matše siin, Krumier oli ju see mees, kes lüütas välja meie Jevgeni Blinovi ja see matš oli äärmiselt tasavägine ja läks otsustavale torkele. Et tegelikult Krumieri-sugune mees peaks nagu kindlamalt nagu vehklema, et ta on nagu täna küllaltki ei ole nii veenvaid võite näidanud kui Heinzer. Me oleme siin täna näinud ka selliseid matše, mis ajaliselt lõpevad ennem ära, et on sellised torkevajased mehed nagu passivad rohkem siin, kuidas sulle tundub, et mõlemad on päris aktiivsed? Selles kohtumises nähtavasti tehakse 15 torget täis, et ennem saavad nii-öelda torked otsa kui aeg. Et küllaltki mehed väga ei passi ja nüüd on siis prantslane esimest korda ette läinud 6-5. Nägime siin ka prantslane pani B-jala alla, ehk siis lihtsalt relva sirgu, nii et lähevad siin torkega kõveraks. Jah, kui on tugev torge, siis relv jääb paindis ka peale torget, et neid on vaja kohendada ja see relvapaine võib olla maksimaalselt 1 sentimeeter ja siis seda nagu korrastatakse torgete vahel. Siit tekibki küsimus, et tegelikult ka kohe vastusega küsimus, et miks neid ei teha näiteks siis terasest, et need torked on niivõrd tugevad, et sa võid lihtsalt vigastada vastast. Just nimelt, et ega see väga mõnus ei ole see torke sisse saamine. Keha on ikkagi sinikaid täis ja kuigi vehkled ise nagu seal vehklemise ajal ei tunne seda, aga pärast võistlust, kui sa oled palju matši teinud, siis sa näed, et sul keha on nagu vereviis kergelt. Ja kuigi see riietus, mis neil seljas on kuulikindel ja need Kevlar vestid on nagu tehtud ääretult tugevaks, et oleks võimalikult ohutu sportlastel võistelda, sest terad lähevad ka teinekord puruks ja nad võivad puruks minna ka niimoodi, et nad on väga teravad pärast purunemist. Ja tihtipeale ei märka seda, et tera läheb puruks ja kui sa siis sellise teraga nagu vastast torkad, siis see on väga valus. Eile ma võtsin seal ühe relva kätte ka ja vaatasin siis, et kui tugev see nagu painutades on, ta on ikka päris tugev, aga need torke ajal lähevad 90 kraadi kõveraks ja selle relvaga ei ole enam võistluste käigus midagi teha, seda sirgu ei aja. Ja ütleme nii, et iga suvaline niisugune puude ei fikseerugi ja see on reeglites paika pandud, et see torge peab olema vähemalt 750 grammi tugev. Seda kontrollitakse enne matši ja vastavate riistadega, ehk et ütleme minimaalselt saad iga kord mingi kilo selle ataka, eks ole, kui sa torke sisse saad. Aga see on miinimum. See on miinimum, aga kui ikka tuleb selline tugev rindatorge, siis on seal kindlasti rohkem nagu sees. Need leppisid praegu kokku, et 10 sekundit ei ole enam lehtlemiseks nende jaoks oluline aeg. Ja esimene kolmandik siis lõppes 8-6 Krumieri eduseisus ja päris huvitav matš, et ma arvan, et siin on võimalused mõlemal praegu. Ainsel puhanud mees. See on nii ja naa. Vähem matše pidanud, samas võib-olla on jällegi Krumier saanud rohkem tunnetust oma nagu stiili rohkem käima. See, et eelmine päev veheldi, see on nad on nii tugevad, et ega see tänasele päevale eriti ei mõju. Kuidas siis nende prantslastega eile oli, et kuulsin, et varustus neil lennuajama jõudnud ja isegi sina pidid aitama, mehed korjasid siin kokku meeskondade pealt siis vehklemisvarustuse, et üldse saaks turniiril osaleda? Nii oli jah, et hommikul tuli mulle kõne, et kas ma saaksin enda vehklemistosse ja vehklemisülikonda laenata ja hea meelega ma tegin seda selles mõttes, et ühel pratslasel oli vaja 48 numberi vehklemistosse, et seda ei olnud nagu kuskilt eriti võtta ja üks oli päris suur neil, kellega isegi minu ülikond nagu selge läks, et vehkles siin võõraste riietega ja poole päeva pealt tuli siis pagasaka järgi, et pole hullu midagi. Kuna siis me sobime juba siia väga hästi kommentaatori kabiini, et mina oleks saanud ka 48 number küll tosse laenata, mul vehklemisvarustus puudub, aga number oleks klappinud. No võt, siis sinu oma oleks paremini isegi sobinud, et minu oma teid vähe suureks talle. Aga ta pani topelt sokid. Nii, aga matš on jätkumas ja
teine 3 minutit ja juhtimas siis nagu teleekraanidki näha Grumier. Ja Grumier, ehkki ta juhib, ta ikkagi nagu pigem surub nagu prantslane praegu seda ja hoiab nagu initsiatiivi ja nüüd tuli 1-aegne torge, mis sobib siis prantslasele ja 9-7. Räägime sellest, kuidas siis ka Nikolai Novosjolovi matšis paljud inimesed võib-olla ei tea kindlasti vehklejad ja selle spordialaga kursis olevad inimesed teavad väga hästi, et kui loositakse nüüd siis prioriteet, eks see tähendab seda, kui aeg saab läbi ja seis on 14-14, mida see prioriteedi loosimine tähendab, kuidas see toimub kõigepealt? No täpselt nii, et kui aeg saab läbi ja seis on võrdne, siis aparaat fikseerib selle sportlase, kellel on nii-öelda prioriteet ehk edu. Ja ta teeb seda siis automaatselt? Ta teeb automaatselt, see on puhas loos. See on puhas loos. Ja see nüüd tähendab seda, et sellel sportlasel on nii-öelda see edu on ikka küllaltki minimaalne selles mõttes, et juhul kui nüüd selle minuti jooksul, selle lisaminuti jooksul, mis siis antakse, keegi torked ei tee või ongi ainult üheaegseid torked, siis on see, kellel on prioriteet, see võidumees. Ehk siis kellel prioriteet ei ole, sellel ei jää midagi üle, ta peab ta peab minema, jah. Aga pigem ikkagi üheldakse see minut võtab ikkagi ennem ära, kui seda prioriteeti hakatakse arvestama. 10-8 oleme näinud matše küll. Ja 11-9 kohe kiirelt otsa. Just, et oleme näinud selliseid matše küll, kui 10-5 eduseisust mängitakse see maha, et kõik oleneb ikkagi psüühikast, et see tundub olevat siin vehklemise juures üks kõige tähtsam faktor, kuidas võid koju tuua. Seesama Max Heinzer, kes praegu rajal on, oli eelmine aasta poolfinaalis Silvio Fernandesega, kes siin ka 8 hulka said sellel aastal, oli poolfinaalis, oli taga 14-8 ja seda 30 sekundit enne matši lõppu ja suutis selle matši ära võita. 30 sekundiga teha 7 torget? No 6, et viigistada ja siis läks lisaminutiga. Et praegune 11-9 on selle kõrval ikka väga hea seis. Kui kindlasti see talle ei meeldi, ma arvan väga. Kui meile sobib? Ja tuli jälle puhas torge, et vahe on praegu ainult 1 torge ja 11-10 on prantslane ees ainult. Tundub, et poolfinaali on sattunud täiesti õigustatult võrdsed vastased. Ilus matš on, nad ei moluta seal ja väga intensiivne vehklemine on olnud, et teist kolmandikku on veel minut aega vehelda ja tundub, et võib-olla kõik otsustataksegi sellel kolmandikul juba ära. Vist tuli? Üheaegne torge tuli praegu. Grumier jällegi sobib, et aga ta käib praegu väga libedal jääl, et selles mõttes, et praegu pigem võitis fraasi nagu Šeistan, aga Grumier sai ikka selle tuubli kätte, et nagu sa just ütlesid, et mehed ei moljuta, ehk siis nüüd seise võib näha siin ka 9 minuti möödudes selliseid 5-6 või isegi veel vähem, et siin on tõesti nagu mehed on aktiivsed, et aga nagu siin ka matšid on näidanud, siis mida lõpupooles hakkab minema, seda rohkem mõlemad mehed hakkavad siis, kuidas seda öeldes, kontrollima või tekib väike hirm sisse või mida iganes seda otsustavat torget ei taheta nagu enda peale võtta. Jah, et see toimub, mis siin praegugi toimub, on nähtavasti kõige pikem ettevalmistus, aga torge matši jooksul. Ja selle teeb Šeistan ja viigistab seisu 12-12. Grumier läks jalga lööma ja sellega sai kohe pealt ära, jah. Ülakeha ette ja Heinzer kohe pani üles. Et jalgatorge on kõige riskantsam torge üldse. Sa avad ennast ikka täielikult ja kui jalga pihta ei saa, siis on vastasel väga mõnus sind torgata. Me täna veel jõuame oma kommentaaridega selle saatusliku jalgatorke juurde, kus Novosjolov siis täna kaotas tõesti. Oli väga pinev matš ja üldse meie meestel olid pinevad matšid siin punktiga. Ja tähendab torkega siis. Nii, siin jälle siis mehed loobuvad. Siiski jah, see matš läheb kolmandikku ja seis on 12-12. Niimoodi võib siis põhimõtteliselt teha, et ma saan aru, mehed lepivad kokku, et seal jäi veel ka praegu 14 sekundit vähelt. Pole mõtet lasta sellel ajal lihtsalt füüsiliselt nulli minna, et kohtunik inimlikult ütleb, et minge puhkama ja kogu lugu. Kas Red Bull ei ole dopinguainete nimekirjas? No mitte peatreeneri selja. Teine poolfinalist Loodje Grumier on 29 aastat vana, mitmekordne
kuidas üldse on vehtlemises dopinguga lood, siin ei anna ju dopingi mitte midagi, sul dopinguained, mis ta sul on ju vaja reaktsiooni, sul on vaja koordinatsiooni, ma ei tea, et oleks sellised asju, mis seda tõstab. Võib-olla sama Red Bull, mis ta seal praegu jah, see tõstab vähe, kofeiin on sees. Ütleme nii, et vehklemine on siiski nagu mõistuse mäng ja ega mõistust ükski dopinguaine nähtavasti sulle pähe ei pane. Ja ta on niivõrd nagu tehniline spordiala, et seda sa ka nagu dopinguga nagu ei saa. Kindlasti on olemas mingid ergutid, et sa saad enne matši väga, ma ei tea, väga valmis või hästi teravaks ennast ajada, aga kahtlemata on neil ka ju mingi tagasimõju pärast ja nagu üldiselt ei kasutata dopingu. Aga kontrollitakse küll, siin on ka kohal. Jaa, kontrollitakse küll ja on ka vahele jäänud. Dopingujuhtumid vehklemises on olnud. Tundub mõttetu, aga siiski. See efedriin on olnud see, mida on tarbitud, millega mina Nii. Ja üheaegne torge. Šveitslane läks ilusti rünnakusse, aga prantslane oli valmis ja see asi siis päädis 13 seisuga praegu ja tundub, et siin tuleb võitlus otsustaval torkele pärast. Just, kui me näeme siin kahte üheaegset torget veel, siis... Ja kiirelt läks uuesti ja täiesti avantüristlikult läks rünnakusse, ütleme, tegi kõik valesti, mida nii ei tohiks teha. No põhimõtteliselt ei tohiks nii teha, aga kuna vastane ei olnud valmis, siis miks mitte teda üllatada siukse ebaloogilise rünnakuga? Ja kas nüüd paluti vaadata see asi üle veel videokorduses, et prantslasele vist ei meeldinud, et see torg oli nagu mööda jooksul juba tehtud, et vaadatakse praegu üle, aga minu arust oli täiesti määruspärane torg. Seal oli ka kehakontakt võib-olla, et siin need torge toimus peale kehakontakt ja see oli kindlasti enne, vähemalt siit tundus, kui see oli torge. Aga vaatame, kohtunikud vaatavad selle ilusti üle ja kohtunik loebki ära praegu ja 14-13 tahab Šveitslane juhtuma. On välja tulnud 3 torkelisest kaotusseisust. On kõva võitleja. Siin on 2 sekundiga asi lõppeda. Aga nii päris ei lähe. Jah, teist korda ta enam järjest ei julgenud teha ja sellest mõnda mõistikalt. Jaa, käes. 15-14. Üheaegne torge lõppu ja eelmise aasta võitja on ka sellel aastal finaalis, nii et 2 aastat on mees jõudnud finaali ja Max Heinzerit Šveitsist Tallinna finaali jõudmise puhul. We congratulate Max Heinzer hailing from Switzerland. Väga ilus matš oli. Kiire ja tasamägine ja võimalused olid mõlemad mehel, aga lõpuks võttis oma ikka Šveitslane. Jah, laseme siin Mardisalul edasi rääkida rahvale, mis täpsemalt toimub. Meie läheme siit kergele reklaamipausile ja oleme kohe tagasi. Praegu ei õnnestunud finaali kohta heitluses Max Heinzeri vastu välja võidelda, aga Max Heinzeril tundub olevat tõesti tuline soov teinegi Tallinna maalt koju kaasa viia. Me oleme õige pea valmis teise poolfinaali alguseks. Allika kargus ja mustika metsane marjasus loovad üheskoos kordumatu maitseelamuse. Proovi uut, maitsvat ja värskendavat Aura mustika neewaterit. Aura, kui hoolid kvaliteedist. Triobet lisab jalkale põnevust. Midagi ei ole sellel passil. Unistuste autokool. Kõik vajalikud kategooriad ja libeda sõit aastaringsel. Midagi ei näita siin mulle. Nii klassi kui internetipõhine õpe. OÜ autosõit. Meiega naeratad. Kõikjal üle Eesti. Triobet lisab kossule põnevust.
lisab võrgule põnevust. Me kutsume areenile Tallinna Mõõga teisest poolfinaalist osavõtjad. We call to the start fencers participating in the second semifinal of World Talent. Bas Verwielen, Holland, Nederland. Dong Xiao, China, China. Nii, me jätkame siit otseülekannet Tallinnast Kalevi spordihallist. Tallinna Mõõg 44 juba järjekorras väga kuulsate traditsioonidega vehklemisvõistlus ja siin siis näete Dong Xiaod, meest, kes lülitas edasisest konkurentsist kahjuks välja meie Nikolai Novosjolovi. Mida sa tead selle mehe kohta? Palju siit internetist leida ei anna, aga midagi on ta siiski teinud. Ütleme, kui vaadata tema maailma edetabeli kohta, mis on 280, siis peaks nagu arvama, et ei ole väga kõva vehkleja, pehmelt öeldes. Aga hiinlaste eripära on see, et neil on väga palju häid vehklejaid ja nad saadavad iga kord maailmakarikatele küllalt erinevaid koondisi ja mõned mehed ei käi seal üldse ja konkreetselt see mees on näiteks 2013. aasta suveuniversiaadi võitja, kus näiteks Max Heinzer, kes on finaalis, siis jäi kolmandaks, et kindlasti on see kvaliteedimärk ja nagu ka see, et ta võitis meie Nikolai Novosjolovi. Kahekordselt, jah, maailmameister. Ja muuseas alistas ta seal finaalis Kurbanovi, kes ka siin Tallinnas. Ka siin oli, jah. Just. Aga ma siiski tema peale täna ei panustaks ja ka selles matšis. Pass? Ma panustaksin pigem passi peale ja Bas Verwielen on ikka väga kogenud, väga kõva mees. 2005 oli ta juba maailmameistrivõistlustel pjedestaalil ja on ka hiljem jõudnud sinna, nii et ta käis ka täna veerandfinaalis, käis väga julmalt üle Silvio Fernandesest, juhtides seal 8-0 ja võitis lõpuks vist, ma ei tea, kas 13-4 või mingi sihukese seisuga, et väga kindlat vehklemist näitas ja ka see matš on alanud väga efektse jalgatorkega ja teine otsa, nii et 2-0, kahe jalgatorkega on hollandlane 2-0 ette läinud. On see, nagu sa oled siin ka eelnevalt maininud, et see jalgatorkele peale minek ei ole nagu, see on ju väike pind, see ei ole nagu kõige kindlama asja peale minek. Hästi raske on jalga pihta saada selles mõttes, et jalg on kogu aeg liikuvuses reeglina. Ja vastase jalg, et kui sa tahad pihta saada, samas kui sa sinna lähed, siis avad ennast täielikult ja ole kaitsetu, nii et on vaja leida see hetk, millal vastase jalg täpselt nagu seisab. Ise pead väga täpne olema muidugi ja vastane ei tohi selleks nagu valmis olla, aga ikkagi see töötab ja nii, kas tõesti kolmas kord ka? Ei, nüüd ta sai ära vist. Läks kolmas kord proovime nii-öelda siis hullu panna, aga ei tulnud välja. Jälle me näeme muuseas mida? Vasak ja parem käsi. Praegu oli see, et tegelikult Verwielen torkas mööda minu meelest ja ta nagu selle fraasi nagu iseenesest võitis, jah, sellest torkest ei puudu. Et jah, et vasak ja parem käsi on jälle vastastikku siin võitlemas, et seis on 2-1 ja 3-2 üheaegne torge. Eile vaatasin neid matše siin ja uskumatu, kui palju on vasakukäelisi vehkleid, et kui me võtame protsentuaalselt niisama inimkonna sealt, mõtlesin just oma kas või kooliklassigi, et heal juhul 1 on sealt, et see on alla 1%, siis siin võistlustel on see kindlasti üle 10 vasakukäelisi, on ikka väga palju. Ja kindlasti on see protsent rohkem kui 10, et vasakukäelisi on palju ja mõned
mõned koondised on ainult vasakukäelised ja seda on isegi raske nagu seletada, ma ise nagu ei ütleks, et vasakukäelised mingi eelis on, kuigi osad seda väidavad. Sinule endale, sinu karjääri jooksul ei valmistanud see peavalu? Mulle meeldis vasakukäelistega vehelda ja mul ei olnud erilist vahet, kas paremakäeline või vasakukäeline, aga siin on ka see asi, et ma ei vehelnud väga läbi vastase relva, et need, kes vehklevad läbi relva, et seal on nagu seal on nagu keerulisem see on väga oluline, kummal pool käsi on ja kummal pool seda relva hakkad haarama. Hetkel siis 3-3, et hiinlane on tulnud 2-0 kaotusseisust välja ja vigistanud seisu, et ka see matš on üsna intensiivne olnud, kuigi siin tehakse vähem torkeid kui eelmises. Viljan on küll kogenum, aga me ei saa ka mitte kuidagi nagu alahinnata seda, et Long on tulnud siiski poolfinaali välja, et küll maailma 256. koha peal oleva edetabeli mees, aga et Tallinna mõõgal ennast võidelda nagu poolfinaalidesse, siis peab olema ta vähemalt selleks tänaseks hetkeks väga heas vormis. No igal juhul hiinlased välja ei too nõrku vehklejaid ja neil on tugevaid mitme koondise jagu, et jah, 1,7 miljardisest peaks mõne hea vehkleja leidma. Jaa, seal on neid küll ja seal nad tulevad ja lähevad, et mingil hetkel on ühed ja järgmisel hetkel on teised, kellel on samad näod ja võib-olla ka samad nimed, aga teised mehed. Et jah, see on ka näiteks olümpiamängude puhul väga huvitav fakt on see, et Korea suusahüppajaid sa ei näe maailmakarika etappidel. See on siis suur rahvas, aga nad toovad ja selleks hetkeks nad kuskilt välja, otsivad sealt külast üles, lasevad tal 2 nädalat hüpata ja see mees tuleb ja täidab kvalifikatsiooni ja läheb. Et millegipärast neil on jah ja neil on ka see, et nende kõige tähtsamaks võistluseks on Hiinas, ma tean, Hiina mängud, et nad ei võista ka maailmameistri võistlustel jätsid võistlemata eelmisel aastal, sellepärast, et samal ajal toimusid Hiina mängud. See on nende jaoks väga tähtis. Just nimelt. Et neil on see enda sisemine konkurents on niivõrd tugev ja nad tähtsustavad seda väga ja võivad loobida rahvusvahelist võistlustest selle nimel. Kuidas nende võistlustega üldse on, et Hiinast kaugelt tulla, kes finantseerib sportlaste liikumise võistlused? Eks see on riigiti erinev. No ütleme siis, kuidas meie sportlased näiteks lähevad siin Brasiilias maailmakarika etapile? Meie sportlased saavad olümpiakomiteelt selle jaoks toetust ja see toetus tuleb vastavalt tulemustele. Et kui nüüd konkreetselt rääkida siin Eesti vehklejatest, siis naiskond on meil päris hästi kindlustatud, aga meeskonnal on kindlustatud Nikolai Novosjolov praktiliselt täielikult, aga teistel, kuna neil tulemused nii head ei ole ja võistkondlikku tulemust ka nii head ei ole, on natuke probleemid. Jah, aga selleks, et olla maailmas tegija, pead ju võistlema. Kahtlemata peab võistlema. Saba lahti. Kahtlemata peab võistlema ja võib-olla ei pea kõigilt võistlustelt osa võtma, aga siiski soovitan oleks. Et siin näiteks, kui nendest hiinlastest rääkida, siis eelmine nädal oli maailmakarika etapp Saksamaal. Nad võistlesid seal ja peale Saksamaad tulid Tallinnasse, tegid siin nädal aega trenni ja võistlevad siin. Saksamaa etapil oli veel üks, sakslased on väga tugevad vehklejad ja kodus 64 sekka sai vaid 2 meest. Me võime öelda, et meil olid ikka märksa paremad mehed. Natukene mõõnab praegu saksa vehklemine ja selles mõttes on nagu kurb, et saksa stiil on ka nagu omapärane, et seda võiks ka siin nagu näha, aga praegu millegi pärast ei tööta see. Tuleme nähtava matši juurde, läks vist vähe passimiseks. Aga hiinlane on ette läinud 5-4. Jah, ja kuna hiinlane on olnud aktiivsem poolrünnakul, siis praegu ta on, ütleme siis, gaasi vähe maha lasnud. On jah, ja nüüd varsti võib olla kohtunikul see, et kus ta ütleb, et lähme kolmandasse kolmandikku, et me ju seisame siin. Kas enne tuleb ka hoiatus? Ei tule mingit hoiatus, see on ikka reeglina on niimoodi, et see tõde on kohtuniku silmades, aga on niisugused rusikareeglid, et kui terad 15 sekundi jooksul kokku ei lähe. Isegi nii? See on ikkagi, nagu seda vaatab kohtunik ja teine reegel on see, et kui minuti jooksul ei ole torget tehtud. Jälle jalga. Ja mööda. Mööda. Või? Jah, täpselt nii ongi.
jah, ta ei usu ise ka. Ja Toom kasutas jälle selle ära, et keha tuli Verviilini sai nagu pihta või väga vähe ei puudu, aga jah, täpselt nii. Et ta nüüd on jalgatorkeid ise 2 tükki küll teinud, aga ka 2 tükki saanud selle pealt, et on üritanud sinna minna. Et ja seis on juba 7-4. Ongi kasuks. Siin on hiinlasele jalga minna tegelikult väga ohtlik. Hiinlane on ju märkimisväärselt pikem, mis tähendab seda, et tema käsi on pikem ja kui tal on piisavalt seda kiirust, siis keha kaldub sul paratamatult ette, kui sa lähed jalga lööma. Ja sealt ülevalt nagu ära tulla on lihtne. Seis ka näitab seda. Jah, praegu on siuke võib öelda, et murrangu hetk, et kui nüüd hollandane oleks torke teinud, oleks veel võitluseks teinud, aga nüüd on 8-4 on juba Dong on ette rebinud. Kuigi ka matšis Novosjoloviga oli hiinlane 8-4 ees, aga Kolja tegi päris kiirelt selle viigi ja läks ka vist ette seal vahepeal, aga ikkagi lõpuks oli 14-14 ja otsustavad torkele, siis oli hiinlane see, kes selle jalgatorku tegi. No Verviilil on praegu 50-50, 2 torget jalga on tal õnnestunud ja 2 on saanud ise ära karistada, nii et põhimõtteliselt jalgatorg on selline asi, et sellega sa nagu matši ei võida. Et see on jah, et võid küll punkti korjastada. Jah, sa võid väga otsustaval hetkel selle teha ja see võib nagu selle matši saatuse otsustada lõppkokkuvõttes, aga 15 korda sa ikka headele meestele jalga ei torka, et peaks ka midagi muud nagu tegema. Vaatame, mis hollandane välja mõtleb, et minu meelest on tal võtet Arsenal päris mitmekesine, et ta võiks seal midagi muud küll teha. No praegu oli küll nüüd kellegi nagu torge, aga hollandane läks vaatama märgutuld on ju, et arvas, et sai kindlasti kirja. Tundus küll, et keegi nagu torkas seal. Ja hiinlane torkus ju järgi minu mõttes. Ja, absoluutselt, et aga aparaat ei fikseerinud, ju siis ei olnud, et teinekord on ka see peab olema torge, mitte löök, et sa võid küll pihta saada ja päris valusasti, aga kui see on löögina, siis seda ka aparaat ei fikseeri. Ja teine kolmandik lõpeb seisul 8-4 hiinlase kasuks ja päris soliidse edu on võtnud ette enne viimast kolmandikku. Kui hiinlane nüüd jätkab sellist passimist, millise positsiooni ta siis võttis sisuliselt minuti möödudes. Ja ta jätkab seda, mis tähendab seda, et see matš ei pruugi 15 torkega lõppeda. No tõenäoliselt jah. Õiges ajas. Et kui nüüd hollandane hakkab järgi võtma, siis tõenäoliselt seda 15 torget täis ei saada. Aga kui nüüd hakkab torkama nagu hiinlane ja hollandane hakkab meeleheitlikult seda vahet tagasi tegema, siis võib juhtuda, et saadakse ka 15 torget täis. Minut on siis pausis. Minutiline paus, jah. Kõikidel ei ole vahet, kas on tegemist siis finaali veel võistlus. Jaa, absoluutselt. See on reegitas kirjavatud, et 3 minutit. Kuidas sulle praegu tundub, et matši alguses sa panustasid hollandase peale, et meil on ka otse lülitus, me ei saa ka välja lõigata seda praegu? Ja igal juhul ma panustasin hollandase peale ja ma arvan, et väga paljud tegid seda, et tuleb tunnistada, et selles matšis praegu on hiinlane väga hästi teinud ja on ju teada see, et vehklemine on niisugune ennustamatu ala, et hiinlane on tõmbunud selgelt kaitses. Ei ole tal kuhugi kiiret 4 löögiline edu ja hollandane peab ründama, siin tal ei ole kuhugi enam taganeda. Kolm minutit on tegelikult päris pikk aeg. Päris pikk aeg on vehklemises on ka 1 minut väga pikk aeg. Et selles mõttes ta ei pea praegu väga tormama, et võiks ju küsida, et miks ta juba torkesse ei lähe. 45 sekundit on juba läinud. Et mida ta passib seal, eks ole. Aga mängis välja ilusti. Arvutame nüüd välja, kas ta ajaliselt kui ta täpselt 40 sekundi jooksul teeb torke, siis sellest piisab, et viigiseisuni jõuda. Ja 8-5. Erinevad siis esimesest poolfinaalist, et me näeme selles matšis siin päris palju nagu taktika muutusi, aga jälle jalga proovis. Proovis, aga ei saanud pihta. Ja nüüd tuli kaitse vastus. Ja ei saanud pihta, aga nagu näha, siis ka hiinlane ei läinud vastutorget tegema, nii et ilmselgelt on võtnud kaitsva positsiooni. 8-5 seis, 8-6 vabandust. 8-6 on, jah. Just. Ja kui 8-4 oli niisugune väga turvaline edu, siis see 8-6 seda enam mitte ei ole.
et sinu panus hakkab taas päevakorda kerkima, et no ära veel, Hiinlane on igal juhul väga hea matši teinud ja väga ilusa võistlus oli üldse, et ta võttis ka peale Nikolai matši võttis ta paar väga kõva meest maha, et väga ilusti teinud. Keegi lendas silmes ringi, milles asi? Kärbsed on siin saalis. No ei tea, aga igal juhul selle rütmi sassi ja rünnak võib-olla oli Verviileni poolt just lõpufaasis. Jah, ta praegu oli küll päris omapärases kohast tegi sellest stopi. Ja minut 30 on lõpuni, et tuleb minna. Jah, aga praegu võib veel otsida. Kätte. Jah, praegu oli niisugune, kuidas öelda, selline torge, mis põleb siis, kui sa oled heas vormis, et alati sellised kätetorked ei põle, aga praegu oli hiinlasel, kas nüüd õnne või tegi hea torke üldiselt, et sellised torked on valusad. Et 9-6. Ja nüüd varsti hakkab juba kiireks minema. Veel üks jalgatorge. Sai lõpuks oma tahtnud. Jah, just. Peab ütleme, eetrit ei hakka siin risustama, et järjekindlus, ütleme siis, järjekindlus on tal hea, et ja seekord õigustus, aga torge sinna EP kaitsesse, siis ei ole torge. Jah, see on ära elimineeritud, et see ei pole nii nagu ka see rada, mille peal nad vehklevad. Ja nüüd hakkas viimane minut. Ja nagu näete, ei lenda ta pea ees peale, vaid otsib seda õiget hetke. Väga targalt. Jah. 45 sekundit lõpuni. Eks me näeme ka kindlasti siin lõpupoole natuke aktiivsemalt tegutsemist. Võtsa uskumatu. Mees on väga täpne. Igastast on praegu siis 8 torkast 4 jalga pannud, mis on ikka väga palju. Pikk mees hiinlane ka, see teest ära. Ja ainult üks torge vahet. Võt niimoodi on läinud see. 8-4 eduseisust on siis saanud jäänud järgi 9-8. Ja lõpuni on 41 sekundit, nii et selle aja jooksul jõuab väga mitu asja ilusti korralikult ette valmistada, et võib ka lubada ikka 9 torget näiteks, mis praegu tuligi. 10-9 ja selleks torkaks kulus aega siis 8 sekundit, nii et 33 sekundit on lõpuni. Kas tuleb viik ära? Käib see vehklemine ikka seal hiinlase poole peal. Nii jälle. Ja kui ma ütlesin, et jalgatorgetega ei võideta kohtumise, siis pean ka selles mõttes sõna sööma, et praegu on ta küll pannud. 6 punkti on tulnud sellest. 6 torget. 10-10. Ja ongi viik käes. Et saab nüüd näha, kas nad nüüd alles jäänud 24 sekundiga hakkavad vehklema või lepivad sellega, et asi läheb otsustavale torkale. Ehk siis näeme seda prioriteedi loosimist, millest me siin täna rääkinud oleme. No vehklemist nad imiteerivad, aga praegu ilmselgelt nad vist ei lähe. Vaasti vaatame, kes esimesena mõõga tõstab ja palub see lõpetada. Kui nüüd hollandlane ei üllata siin mingisuguse pika rünnakuga, aga tundub, et mitte. Nii ja tõstabki mõõga, jah. 10-10 seisu siis lõppes aeg ja nüüd on siis olukord selline, et aparaat loosib nii-öelda prioriteedi ehk edu. Sinna tuleb see P-täht siis ühele poole ja siis televaata saab aru, kellel siis see prioriteet on. Ehk siis kellel on turvalisem vehelda. Ehk tema ei pea ilmtingimata seda lööki tegema. Prioriteedi sai hiinlane, mis, see prioriteedi saamine ega ta suurt midagi, sa pead selle torki ikkagi ära tegema tegelikult. See minut on niivõrd pikk aeg ja aga ilmselt Verviilem peab selle torke tegema, ta peab aktiivsem olema. Ei ole kahtlust. Viigi tulemus talle ei sobi. Jah, nii. Kas tuleb jälle jalga või? ma pakun, et mitte. Samas ka hiinlane arvab kindlasti, et see torge sinu jalga enam ei tule. Aga läks seda tegema. Läks üritama, aga siin ei olnud kellelegi torget ja pool aega lisaajast on kulunud, ehk 33 sekundit on lõpuni.
nüüd tuli mingi torge, aga see on üheaegne torge. Nii, viimasele see loomulikult sobib. Ja, kulus jälle 5 sekundit. Nii, ja tuli võit. Pean tunnistama, et see, mida sa alguses ennustasid, see nii ka läks ja kuigi vahepeal oli juba 4-torkeline kaotusseis ja kogenud mees võttis selle ära ja meie läheme siit sellisele väikesele videokokkuvõttele, mida ma eile siis siin eelvõistlustel tegin. Rääkisin koondise peatreeneri Igor Tšikinjoviga, rääkisin ka meie Veeter Tuknaliga meie noore vehtlejaga, kes on siis meie võib-olla öelda nii tuleviku lootus. Ja veel mõned intervjuud, ehk siis vaatame, milline see eilne võistluspäev siis siin välja nägi ja mida arvas siis peatreener meie meeste valmisolekust selleks võistluseks. Allika kargus ja mustika metsane marjasus loovad üheskoos kordumatu maitseelamuse. Proovi uut, maitsvat ja värskendavat Aura mustika neewooterit. Aura, kui hoolid kvaliteedist. Triobet lisab jalkale põnevust. Unistuste autokool. Kõik vajalikud kategooriad ja libedasõit aastaringselt. Nii klassi kui internetipõhine õpe. OÜ autosõit. Meiega naeratad kõikjal üle Eesti. Triobet lisab kossule põnevust. Triobet lisab võrgule põnevust. Intervjuud annab rahvale, et kuidas on siis meie meeskond valmistunud selleks tähtsaks võistluseks ja rääkisin siin mitme mehega ja üks nendest oli ka Veeter Tuknal, kes on meie noor vehtleja. Seal on täidetud nimekaardid ning Igori käes öeldud on siis võistluste ametlik särk, millel on 8 parima mehe autogrammid ning Igor võtab siit selle nime. See on Mattis Lättekivi. Kui Mattis Lättekivi ja kõik on kohe siin. Mattis tuleb palun korraks siia küünele ning me saame selle särgi sulle. Me näitame teile väikest video kokkuvõtet eilsest päevast, kus ma tegin mitmed intervjuud ja võib-olla nendest kõige olulisem Igor Tšikinjoviga, kes on siis Eesti koondise peatreener, mida ta arvas meeste valmisolekust ja mida üldse sellest võistlusest. Aitäh, Igor Tšikinjov!
ja meie head sõbrad, vaatajad, pakume teile üldse võib küsida, et Tallinna mõõk, kui tähtis võistlus on, kas koondis valmistub kuidagi teistmoodi kui näiteks maailmameistrivõistlusteks või pannakse ka siin ikka kõik välja? See on üks maailmakarikavõistluse, mis on meil hooaja jooksul 8 tükki. Ja tahaks mõelda, et kodus ikka tahaks kõige paremat teha. Aga teisest küljest, et üks 8 võistlus, mis üldse meil toimub ja niimoodi võib öelda, et tahame paremat, aga hoiame taset. No meil läheb see intervjuu eetrisse juba siin finaalide ajal, et tehtud on see siis eilsel päeval, kui kõik on veel sisuliselt pooleni. Kuidas olete peatreenerina siiani meie meeste esitusega rahul? Võib öelda niimoodi, meil on väga tegelikult vähe mehi, kes tasemel on. Ja niimoodi, et kes üldse homme läheb vehklema, see on juba tegelikult suurepärane asi. Sellepärast, et 241 vehklejat ja siis homseks jääb 64. Ja siis, kui me keegi mees seal peale Novosjolovit veel juures on, see on juba väga suur pluss. Vähemalt, ma võin öelda niimoodi, me üks nädal tagasi olime Saksamaal. Seal oli samasugune võistlus ja sakslased oli 64 hulgas 2 tükki. Nii et päris tõsine andmine, et meeste tase on täiesti erinev selle 200 seas väga palju tugevaid tegijaid. Ja selles ongi suures point, sellepärast, et meeste seas on täna nii segamini, et näiteks Sten Priinsel oli eelgrupis oli 4 niisugust mees, kes ükskõik, kes võib isegi selle võistlu kinni panna. Aga nad oli eelgrupis 4 meest ja 6 ja täitsa niisugune segane olukord on ja võib öelda niimoodi, et kui edasi lähed homseks juba suurepärane. Küsime provokatiivse küsimuse, kas Novosjolov on homme ka finaalis? Novosjolov valmistub selleks, et olla finaalis. Niimoodi võib provokatiivselt ka vastata, aga kuidas see näeb välja? Meil oli ikka 3 võistlus enne seda, 33., 17., 5. koht ikka. Tõusvas joones. Me liigume õiges suunas tegelikult, aga suur ikka võistlus, mis meil tuleb, see MM Kaasanis ikka juulis. Aga tegelikult Tallinnas ikka, no niimoodi võid öelda, kodus on ikka kodus, tahaks ikka võilda isegi meil tuleb see teine kord praegu sel aastal, novembrikuus. No edu. Mis me loodame? Tahaks küll, aga no lavatame. Hoiame pöialt. Aitäh. Sa oled veel noor mees, võistled ju juuniorid ja sa oled seal päris tegija ja kui sulle tuleb vastu maailmameister, küll mitte valitsev maailmameister, see võtab vähe, ütleme siis ikka närvi sisse küll. No loomulikult võtab, et ta on ikka omamoodi tase, et kuigi tal vist täna ei olnud kõige parem päev, et kuigi siiski on ta ikka väga tugev ja loomulikult jalg väriseb. Alguses läksid skooriga kenasti juhtima? Läksin jah, et ma arvan, et pärast, kui ma kaotusseisu jäin, et siis vedas natuke taktikaliselt, läks halvasti, et oleksin
oleksin pidanud natuke midagi muutma, aga siis oli juba liiga hilja. Läksid kaitse peale vähe välja, ma vaatasin, et kogu nagu ikkagi võitlus käis seal sinu poole peal. Jah, et ta põhimõtteliselt uinutas mu ära ja läksin tema temposse ja sealt salveks läkski. No juunioride Euroopa meistrivõistlused on ju kohe ees. On. Et ma loodan, et see tänane matš sul tuju ära ei võtnud ja motivatsiooni, et sa oled noor mees või? See oli soendus. Ma loodan, et see oli soendus. Mida sa pakud? Palju meie mehi 64 siis homme tuleb? No võiks tulla nii palju, kui meid veel alles on, aga ma loodan, et 3 vähemalt. Nii, et oli väga pingeline matš viimase punkti peale ja võib õnnitleda, oled homses päevas sees, seni siis esimese eestlasena kui Novosjolov, kes on automaatselt. Jah, oli väga raske. Mul praegu hinged ei ole ja siis seal rajal ei saanud ka normaalselt veelda, jõud läks ära. Sul on omapärane stiil selline, kas see on sulle kuidagi õpitud või kus on see ise tulnud kuskil? Ei, no ise mõtlesin seda välja nagu nali, millal 12 aastat vanad olime koos sõbraga, aga pärast vaatasime, et see asi hakkab tulema ja siis ongi nii. Sa oled vasakukäeline vehkleja, kas paremakäelisega on lihtsam vehelda ka vasakukäelisega? No rohkem on paremakäelised inimesed ja siis mul on ebamugavam vasakukäelisega, sest kogu aeg vehklen paremakäelisega. Vastasest teadsid enne matši ja olid kindel, et võidad või mis tunnetega läksid? No seda matši ma ei olnud küll kindel, et võita, aga eelmine matš arvasin küll, et saan hakkama. Daamid ja härrad, me palume areenile 44. Tallinna mõõga finalistid. Ladies and gentlemen, we go to the start. The finalists. See väike vahekokkuvõtt on läbi saanud ja mida sina ütled veel kiirelt enne, kui mehed siia tulevad sellest Blinovi stiilist, kuidas mees hüppab õhku kogu aeg ja eile selle koreaalasega matši oli ka see, et koreaalas lüütis kogu jalgade ja Blinov hüppab lihtsalt õhku ja siis kannab pihta. Ma ei ole näinud, et keegi teine harrastab selle. Jah, see Blinovi õhkupõppamine on tallamane ja ainult tallamane ja kõik vaatavad ju ära, aga iseenesest mees selle pealt väga palju korkeid, et see on väga kihte ja kui sa sellest koreaalast massist räägid, siis ta lõi ka ühe takke jalga, aga siis järgmine kord juba saab ka kõrgemale lihtsalt. Selge, aga meil on tänase päeva kõige tähtsam matš käimas ja tegemist on siis finaaliga, kus on ka, nagu me oleme täna juba rääkinud, tiitlikaitse, siis Tallinna Mõõga eelmise aasta võitja Heinzer. Ja täna väga targalt vehelnud siis kollane Bass Veere Ruilen ja teeme siis siin ka selle pakkumise ära, et mina lähen seekord kindla peale välja, et tiitlikaitse võtab võidu. Kindlasti on ta väike favoriit selles kohtumises, ma olen selles suhtes aga tänast päeva vaadates nad on küllalt kindlalt vehelnud, ehkki nad mõlemad poolfinaalid võitsid ühe torkalise paremusega ja William tuli küllalt suurest kaotusseirust. Et ma arvan, et tuleb väga põnev matš ja väikseks favoriidiks ma pean ise ka Max Heinzerit. Selge, et võib öelda tänaste poolfinaalide kohta, mis siis seni 2 matši on täna olnud, et need on äärmiselt põnevad ja tõesti neid on olnud nauditav jälgida kahju,
peame veel kord ütlema, et ei ole siin ühtegi meie meest, sa vaatasid ka Novosjolovi matši selle sama hiinlase Zhao Dongiga, kes siis poolfinaalist nüüd just välja langes. Mida sina selle kohta ütled? Ma ütlen seda, et Kolja ei olnud, ühelt poolt ei olnud õnne, teiselt poolt võitles ta hästi selles mõttes, et ta tuli ikkagi matši keskel, ta oli 8-4 taga ja tegi üsna kiirelt, tegi selle viigi ja kohati tundus, et ta on niivõrd üle sellest vastasest, aga vastane ei olnud. Ei olnud ka papist poiss ja viimase torke pani jalga, et see oli täiesti ootamatu ja minu arust Koljale on suhteliselt raske jalga torgata üldse, aga kuidagi ta selle pihta sai ja see otsustaval torkele vehklemine on selline, nagu ta on, et seal alati nagu parem ei võida ja ütleme nii, et parimat vehklemist Nikolai kindlasti täna ei näidanud, aga ta ei kaotanud ka kõige nõrgemana vehklemine. Jah, ma rääkisin ka peatreener Tšekinjoviga, kes ütles, et selle hiinlasel oli 1% võiduvõimalust ja kuidagi ta selle ära tegi, et ta läks täiesti nagu et see oli kobatorge, aga see kõik on juba selja taga ja Novosjolov kahjuks turniirilt välja sellega kukkus ja meil on nüüd siis alanud tänase päeva tähtsam ja see on finaal Max Heinzeri ning Bas Verwieleni vahel. Luurav algus on esimesed 15 sekundit ja vaatame, kas siin läheb taktikamänguks või läheb vehklemiseks. Kas see on ka oluline vehklejate jaoks, et kui just oli poolfinaal, et kummal poolel see oli, et ei vist mitte? Ei, see ei ole üldse oluline. Käisin siin 10-minutise vahe jooksul, vaatasin Heinzer kõndis üksi ringi seal ühest seinast teise ja vahepeal hoidis käsi kõrvade peale, mees oli väga keskendunud ja tundus, et keegi teda ka seal ei seganud ja võib-olla see keskendumine on toonudki esimese punkti, et mees võttis igatahes seda vaheaega endaga nagu läbisaamiseks. Väga ilusa kaitsevastuse andis praegu, et Viljan üritas teha pikka rünnakut, aga see jäi kaitsesse kinni ja Heinzer andis ilusa vastuse ja juhib 1-0. Esimene minut on lühendud. Mida sa praegu ütleksid selle matši alguse kohta, et mis taktika peale mehed siin läinud on? No tundub, et nüüd kui Heinzer on ühega ette läinud, jääb ta pigem passima, kui hakkab ise ründama, aga vaatame. Tundub igatahes selle alguse järgi, et jälle jalgatorge, et ma arvan, et Heinzer on seda eelmist matši näinud, et nad tunnevad üksteist ja teavad tugevaid kohti ja kindlasti Verwieleni üks trump on see jalgatorge ja samas Heinzeril on väga hea liikumine, et talle sinna jalga pihta saada on minu meelest väga keeruline. Sa pead ikkagi olema nagu väga hea vehkleja loomulikult, et jalga üldse pihta saada, sest on väike pind, aga sa pead ära tabama selle hetke, kui sinu vastasel on see jalg just tugijalg selle hetkel, et ta ei saa sealt jala pealt ära tulla. Et see nagu välja raalida, see hetk. Ja nüüd on siis see, et kus kohtunik andis passiivsuse eest nii-öelda lükkas aega edasi ja algas teine kolmandik. See on see, millest sa just enne rääkisid. Just, et nüüd on siis 1-0 lõppes esimene kolmandik ja algas teine ja uus 3 minutit pandi tiksuma. Selge, 15 torget me nii-öeldes normaalajal ei näe sealt. Tõenäoliselt mitte, aga mine tea. Nüüd tegi torke, tegi hollandane, aga ma ei tea, kas kohtunik loeb seda või ei loe. Loeb, 1-1. Aga jalgatorge, jalga on kõige mõnusam torgata siis, kui vastane on nii-öelda sammu peal, et kui ta teeb sammu näiteks edasi ja pole veel ja sel hetkel oleks vaja hakata tulistama, samas sa pead siis ennustama ette, kuhu ta selle jala lõpuks siis asetab, et siis ta ei saa ei edasi ega tagasi sel hetkel, kui ta on just nagu astunud sinna. See on see keha osa, mis on sel hetkel kindlalt paigal, et näed, jälle ta seda üritas. No ta on väga palju kordi juba üritanud, aga pole saanud ja pole ka nagu ise sisse saanud selle pealt. No nii, küll käis susimine, aga Heinzer teisitas punkti ära. 2-1. Siin on see elektroonika väga abiks, et ega see ei ole ju olnud vehklemise algusaegadest. Ja kunagi oli, vaatas seda asja kohtunik. Ja kunagi oli veel mingitel ammustel aegadel olevat olnud ka nii, et olevat mingid värvipritsmed olnud, et mõõkades, et kui torge tuli, siis värv lendas nii-öelda selle ülikonna peale ja siis oli kohtunikul nagu aru saada,
ja võistluste lõpuks olid siis inimestel ülikonnad värvi koos. Ma kaitse, just. Ja jällegi kaitsepositsioonist praegu võttis punkti ära. Ründas minu meelest hollandane. Kutsus nagu välja ja siis pani nagu ära. Et praegu läheb nagu favoriidil läheb nagu ei julge enam midagi öelda eelmist hollandase matši just silmas pidades, et vaatame. Siis kui kell on kukkunud, siis ja läks üritame jalga selga pihta. Kas tuli siis üheajaline torge, jah? Just. Aga märksa vähem õnnestub ta seda nüüd 4. kord proovis ja siis esimene kord õnnestus. Ma ütlen, et see Heinzer on väga, väga liikuv ja sellele jalale seal pihta saada on väga, väga keeruline. See vist natukene haiget hollandlane. Jalg ei ole ka ju kaitstud selles mõttes, kui sa sinna ütleme nii, et jalg on vähem kaitstud, teised kohad. Just, et sul on selle jalanõu ja siis pükste vahe on täpselt see koht, kuhu sa selle torke arvatavasti saad. EP-s on ju, kas vähetorge ka loeb? Vähetorge, maskitorge loeb. EP-s loeb igale poole. Varbast, ütleme, peast jalatallani võid torgata, et lagi pähe või ka selgatorge loetakse ära. Kui see on reeglipäraselt tehtud. Kui ei ole kehalist kontakti. Jooksed mööda ja lööd selja tagant selget. See on näha küll, kuidas nad sealt üle pea üritavad seda veel. Ja nüüd tegi väga hea torke tegi Šveitslane ja on juba 5-2 ette läinud. Võtab seda kuidagi rahulikumalt seda. Ütleme niimoodi, et nendest matsidest on finaal kõige nagu selline rahulikuma tempoga. Väga külma vereliselt istub seal kaitses praegu ja eks hollandasel on keeruline, teab, et Šveitslane on väga osav kaitses. Samas ta on 3 torkega taga ja peab nagu minema rünnakusse ja siiani no siin jälle lõhnab selle järgi, et ikkagi. Ja üritas praegu väga hästi tegi ja rünnakuna. Aga tundub, et tal on midagi avada, natukene lonkab. Viis-kolm. Kadunud ei ole veel midagi, nii et tänased matsid on näidanud. 2 torkeline vahe ei tähenda mitte midagi, seda enam, et alles käimas on siis teine. Nii et vaatame, mis saab. Läheb passimiseks järjest rohkem ja rohkem. Ja, valmistab ette seda rünnakut, et vastane oleks võimalikult vähe valmis selleks ja ei oskaks aimata, et millal ta täpselt tuleb. Fakt on see, et ta millalgi tuleb, eks ole. Siin kohtunik võib veel ka selle edasi lükata selle aja siit, sest praegu kindlasti ei ole siin juba 15 sekundi jooksul mõõgad kokku käinud, nii et ja tundub, et ei lähegi. Et see on, kuidas kohtunik näeb seda, et kas ta peab seda praegust asja passiivselt või mitte, et no. Samas on aja lõpuni on nagu 20 sekundit. Ei ole mõtet seda ära võtta. Ei ole väga inimlik, jah, ja tuli rünnak, aga Šveitslane oli valmis ja tegi ilusa torke ja 6-3. Siin on nagu ehe tõestus sellest, kuidas hetke matši seis mõjutab siis võistle taktikat, et nägime Heinzeri eelmises matšis, kui ta oli väga aktiivne ja oli rünnakul, aga seis on selline, et tal ei ole seda enam vaja teha ja istub kaitses ja võtab kaitsest punkte, et see oligi kõige esimene asi, mida me sinuga täna siin kohe arutasime, et see kaitses mees on see, kes võtab vastase eksimusi, et aga nagu sa ütlesidki, et aga siin peabki eksima, et saada punkti. Jah, ja Heinzer on hea nii rünnakul kui kaitses, et see ongi tippmehe nagu omadus, et ta võib kaitses istuda ja võib rünnata ja praegune seis kindlasti soosib seda, et ta on 6-3 mees ja nüüd minnakse viimasele minutilisele pausile, et ma usun, et Heinzer on lõpuni või alustab seda kolmandikku samamoodi, et ta väga rünnakule ei lähe. Tundub, et Eesti spordisõber on vehklemise päris omaks võtnud ja loomulikult on sellele, et meil on ju keda näidata, et just ennem sinu käest küsisin, et meie naisvehklejad on väga ebavõrdses olukorras, et nad on ju, me võtame edetabeli kohta tulemuste järgi, siis meestest peaaegu üle. Võistlusi kui selliseid me ei näe siin Eestis. Tõepoolest on kindlad võistlused rahvusvahelises vehklemisföderatsioonis välja kujunenud, mis on maailma karika etapid ja
ja meeste maailmavärika etapp Tallinna Mõõk korraldatakse 44. korda praegu ja seda ei ole üldse kerge saada seda õigust ja naiste maailmavärika etapid on ajalooliselt välja kujunenud teistes kohtades. Et me võime küll taodelda ja teha, aga kas me saame, ma ei tea ja minu meelest võiksime taodelda naiste maailmavärika etappi ka Eestisse, ja miks mitte ka tiitlivõistlust Eestis, et arvestades seda, et meil nii head vehklejad on, et ja vehklemine oli kõige parem spordiala eelmisel aastal, et ma arvan, et oleks huvi küll selle asja vastu. Kaamerad näitavad küll praegu seda matši nagu teiselt poolt, aga meie näeme rahvast, kes on siis kaamerapoolsel tribüünil ja see tribüün on rahvast täis, kuigi eestlasi, Eesti esindajad ei ole ei poolfinaalis ega finaalis, nii et rahvas armastab vehklemist. Ja rääkida seda, et vehklemine on nagu vähe arvastatav spordiala, nagu ma olen aeg-ajalt kuulnud, et me näeme siin samal turniiril üle 200 osaleja, et neid spordivõistlusi on ükskõik mis alal ikka küllaltki vähe, et kus nii palju, nii massiliselt seda arvestatakse võistlustasemel. No sa ise oled võistlusspordist loobunud, oled küll Vehklemisliidu juhatuses, et kuidas noorus peale tuleb? Noorus tuleb uljalt peale, tuleb peale Katrina Lehise näol, kes võitis maailmakarika juunioride arvestuses ära ja ma näen ka, et poistes hakkab tulema peale. Küll mitte võib-olla mitte 1-2 aasta pärast, kuigi Peeter Turnau on veel ju juunior ja ta on ju Eesti koondises juba. Aga sealt altpoolt tuleb veel neid peale. Selleks on vaja Novosjolovi suguseid eeskujusid, see on iga spordialas, nii kui sul on keegi ees, vaata, mis toimus suusatamises, on ju, milles Gunnar Veerpalu oli tipus, see ala plahvatas ja tuli tohutult peale noori, et ma arvan, sama ka vehklemises. Täpselt nii ja kui me vaatame neid lastevõistlusi ja seal on osalejaid on päris palju, et praegu siin eelmine nädal oli üks lasteturniir, kus oli 80 last kohal, et valejaid see on päris palju Eesti kohta. Matš jätkub meil täpselt nii, nagu ta on käinud siiamaani. Toimub selline passimine, Hainsel istub kaitses ja üritab siis hollandlase rünnakul punkti endale saada ja ega varsti peab hakkama, ütleme, hollandlane jalad ikkagi rohkem välja võtma. Ütleme, et see viimase kolmandiku esimene minut murrangut matši ei ole toonud, et 7-4 seis, jah, täpselt, et see vahe on püsinud ja hollandlane peab midagi välja mõtlema, aga tundub, et tal on ideed otsas. Varsti ta lendab, aga ma arvan, et täpselt nii ongi. Varsti ta lendaski ja Feistan oli valmis ja andis selle kaitse vastas ära. Jah, et oleks veitslane kaitses nõrgem mees, kui ta on võtnud siit enamus punkte praegu kaitses olles, nii et Viirini ei löögi siin midagi erilist välja mõelda, et ütlesid küll ennem, et tal on selline päris suur pagas ründe erinevate tehnikate jaoks, aga tundub, et Šveitslase vastu ükski ei tööta. Praegu on jah, Šveitslane on kaitses ikka väga hästi istub praegu ja väga kindlalt tunneb ennast ja tundub, et teist aastat järjest läheb Tallinna Mõõk ühte koju. No vaatame, mis siit edasi tuleb, et ega mingit taktikamuutust ei ole. Ütleme siis niimoodi, et tavaspordisõblane on see igav matš. Siin ei olema eriline iromant, et ennustada, et nüüd varsti 9-4 on seis vist tundub mulle, kui nüüd ei tulnud üheaegset korget. Jah, nii see on. Nüüd seekord tegi küll sellise üllatusrünnaku tegi šveitslane ja see oli väga tõhus ja tõi edu 9-4. See on nagu rutiini murdmine, et sa istud kaitse, siis teed selle ühe rünnaku vastu, ei oska ju seda oodata. Lähed rutiiniga kaasa ja minetad valvsuse ja ongi kõik. Ja samas see lõub ka vastase vehklemist, et sa valmistad rünnakut ette, aga nüüd ta kardab ka seda, et võibolla ka vastane ründab, et praegu on nähtavasti ta nüüd jälle jookseb kohe, et see hollandlane, et jookseski, aga väga frustreerinud jooks oli see ja väga ühepoolses kujuneb see esikoha matš. Ja jälle kaitsest punkt ära ja ma arvan, et ütleme nii, et see on kõikidel spordialad, et enne kui kell ei ole kukkunud, siis hakkame siin midagi ennustama, aga
aga see seis küll vägisi kisub sinna poole, et minut 20-ga siit nagu tulla järgi 6 torkega ei ole enam sellise reaalsuse valdkonnast, et tundub, et tiitlikaitse on minemas siit ja võttis veel just, et tiitlikaitse on minemas teise järjestikuse võidu poole siis Tallinna Mõõgalt. Ma praegu ajalugu täpselt tea, kas ongi, kes on siin järjest võitnud. Et mul praegu kohe ei plahvata. Milline enda sinu parim koht on olnud Tallinna Mõõgal? Tallinna Mõõgal on 7 olnud kõige parem. No näed. Rahvas istub saalis. Nüüd muutus taktikat tõesti. Ja ikka on šveitslane valmis, ja tuli üheaegne torge 12-5. ...54 sekundit on lõpuni. Ja jällegi on mõlemad mehed. No nii. Nüüd tuli siis ka torge lõpuks ka hollandlasele. 12. Vesi ka Hollandi veskile. 12-6. Šveitslane lasab veel küll relva kontrollida, aga see kõik töötab, kõik on okei. Ega suurvõistlustel ei ole üldse ime see, kui just see viimane, see kullaheitluse matš on selline, ütleme siis, kui sobib öelda igavam, et rohkem kontrollitakse, vähem riski mõlema poolt, et nii see paraku on. Nii see on ja siin läks, nagu üks vastane läks kiirelt eest ära ja teine, üks ei saa ja teine ei taha nagu eriti nagu midagi teha, et üks ei suuda seisu parandada ja teist rahuldab see seis praegu, nii ta läheb ja selles mõttes oli mul küll õigus, kui ma ütlesin, et see kõige esimene poolfinaal Krumieri ja täpselt. oli kõige kihvtim matš, et 3 meie meest siiski 32 parima seas, see on hea tulemus, kuigi jah, ei ole küll nüüd finaalis kedagi, aga uskuge mind, need mehed on teinud päris palju matše ja tööd siin, et sinna jõuda ja vastased on olnud tugevad. Mis sa arvad, 3 meest 32 seas? Ma arvan, et see on selles mõttes hea algus, arvestades homset võistkonnavõistlust, kuhu ma kutsun ka pealtvaatajad homme päev läbi siin Kalevi spordihallis. Raha sellest ei küsita. Jah, saab tasuta sisse ja näeb väga põnevaid matše ja võistkonnavõistlus on võinuks öelda, et veelgi põnevam kui individuaalvõistlus ja Eestil on siin omad võimalused, et Eesti eelmine aasta oli 4, et saab näha, kas õnnestub seda kohta kaitsta sel aastal, et see on päris raske. Või äkki parandada isegi, mis mitte? No arvestades meeste seniseid tulemusi, nüüd oli küll pusimist, oli kõvasti. See oli väga ilus. Ja näitas praegu andsin neile punkti siit. Mis seal juhtus, aru ei saa? Ma arvan, et siin ei olnud mitte kellelegi punkti, et kohtunud suutis enam stopp öelda ja siin seis ei muutu. Aga vaadake, väga minge... Aga aeg on jäänud väga vähe. 33 sekundit. Siin on see matš otsustatud, kuigi sa tõid näite. Ja 6 torget on ikka suhteliselt karm nagu tasa teha, kuigi kohe lendas. Aga Inser oli ikkagi jällegi valmis, et väga hästi tal põleb ka täna. Ta päris huvitavaid asendeid juba siin sisse, et... Ma arvan, et see võidu emotsioon on ka päris põnev, et mees on emotsionaalne ja näitab enda rõõmu välja, et ma usun, et me seda matsi lõppedes näeme siin päris sellist korralikku löögatust, mis vehklete puhul on eriti omane, et sellega seda energiat endale ammutatakse. Täna finaalkohtumistes seda ei ole olnud, kuid eilsetes matšides, ka matši ajal, kui tuli punkt, siis seda kisa ja kära oli nii kaua üleval, kui kopsust õhku tuli, et... Üldiselt jah, ikka meeldib kisada. 13-8 ja 17 sekundit on lõpuni. Siin võid vastu panna ainult ketta eitad või kullitõukad, kellel see on ka nagu varnast võtta. Just kui selle helibarjääriga aitaks seda spordivahendit sinna kaugemale, ja ka kurling, et power ja jõud.
nüüd on viimased sekundid, aga hollandane ei jäta õnni, tahab ikka mõne torka veel teha ja teeb ka. 9-13. Aga aega on liiga vähe, et seda matši päästa. Ta võib seda seisu nagu vähendada, aga see 10 sekundit või mis seal praegu jäänud on, 11 sekundit, sellega seda matši enam tasa ei tee. Kuigi torkid tuleb, aga aega jääb väheks. 13-10 on seis, 6 sekundit lõpuni. Teoreetiliselt 2 sekundit torkele on võimalik teha, aga kardan, et mitte selle mehe poolt, selle vastase vastu. 13-10. Kas selle tulemusega lõpeb? Ei, selle tulemusega matši ei lõpe. Siin tehakse kindlasti mingi torge veel. Jah. Nii. Siin me saame natukene lobiseda sellepärast, et lauas olev kohtuniku abi pani aja ekslikult liiga vara käima. Ja nüüd siis otsustatakse, kui palju see tagasi käib. Ja nüüd keeritakse seda tagasi ja see lihtsalt võtab aega. Matši lõpuni peaks olema 6 sekundit. Hollandane näitab siin rahulolematust üles, aga selge on see, kui sind on petetud, siis nüüd pandi see kell uuesti sealt 30 sekundi pealt käima ja jäetakse siis arvatavasti 6 peal seisma. Siin näete, ma julgen öelda 2014. aasta Tallinna Maaga võitjad. Arvad? Ma arvan küll. Ma olen sinuga sama meelt seekord, et ennustamine on tänamatu töö, kuid me ka vist oleme... Ma arvestades seisu praegu, jah. Et sa oled täna kõik pihta pannud, siin ei ole nagu näha, et tegemist on vehklejaga ja ma arvan, et tänu sinu sisukatele kommentaaridele on ka inimesed, kes ei ole võib-olla vehklemisest nii üksipulgi informeeritud või võib-olla pole asja sees, et vaatavad seda kui sporti, siis on saanud märksa targemaks. Palju jäi? 6 sekundit? 13-10 ja 6 sekundit lõpuni. Ja kindlasti tehakse mingi torge siin veel. Olen lausa jooksis peale. Aga ei. 14-10. Ja nüüd võib-olla rahundab maha. Ehkki 4 sekundit on veel aega. Just. Jooksuvõistlusele sarnale. Nii, vaatame, kas tuleb siit veel torge ära. Ma arvan, et tuleb. Ja võit tuli. Teist korda aastat järjest siis Max Heinzer Tallinna Maaga võitja. Meie läheme siit reklaamipausile, aga vaatame ära ka peale seda autasustamise, nii et ärge veel telerite juures sagile minge. Allikakargus ja mustika-metsane marjasus loovad üheskoos kordumatu maitseelamuse. Proovi uut, maitsvat ja värskendavat Aura mustika neewooterit. Aura, kui hoolid kvaliteedist. Triobet lisab jalkale põnevust. Unistuste autokool. Kõik vajalikud kategooriad ja libedasõit aastaringselt. Nii klassi kui internetipõhine õpe. OÜ Autosõit. Meiega naeratad kõikjal üle Eesti. Triobet lisab Kossule põnevust.
Triobet lisab võrgule põnevust. Paari minuti pärast peaks siis algama Tallinna Mõõga autosustamine ehk siis täna võitis Max Heinzer Šveitsist eestlaste parimana oli Nikolai Novosjano 17. See aasta on meil eriline selles suhtes, et 2014 toimub 2 Tallinna Mõõga turniiri seoses Rahvusvahelise Vehklemisföderatsiooni kalendri muudatusega ja teine turniir toimub novembrikuus ja saab näha, kas ka seal õnnestub Max Heinzeril võita ja tulla 3. korda järjest võitjaks. Ja tegu on siis novembris juba toimuval turniiril siis juubeliturniiriga 45-ndaga ja see võistlus on kindlasti üks traditsioonilisemaid ja pikaajalisemaid spordivõistlusi üldse Eestis. Et olla õnnelik nautida neid säravaid hetki. Praegu siis hetkel paigaldatakse meil poodiumit ja võib-olla ei ole just kõikide vehklemissõprade jaoks seal poodiumil need mehed, keda seal oleks tahetud näha. Ehk siis ka meie sportlasi, aga kindlasti on seal poodiumil need mehed, kes selle koha on täna auga välja teeninud ja nende poolfinaal ja finaalmatsid ajal oli see selge, et need mehed olid täna tõesti terasest mehed ja võit on igati ära teenitud. Ja odastatakse 8 paremat ja kõik, kes sinna nüüd välja kutsutakse, on tõeliselt head vehklejad. Oli põnev võistluspäev ja nägime väga huvitavaid erinevaid vehklemisstiile ja erinevaid matše ja põnevust traagikat ja ka kindlalt võitu. Jah, et selle 8 mehe seas on siis, võib siis öelda ainult üks üllataja. See sama Hiina mees siis 256 maailmatabelis või on seal veel? 8 hulgas oli 2 prantslast oli seal ja selles mõttes oli päris hea turniir, et mis näitab ka vehklemise seda ulatust ja kui me nüüd näeme seda 8 finalisti, siis esinelikust oli 4 riigi esindajad, esi-8, see on 7 riigi esindajad. Et seal 5-8 peaks siis olema ungarlane, Venezuela vehkleja, prantslane ja kas itaallane oli seal? Meil läheb siis välja Ukrainlane, just täpselt. See on siis Nikishin, Bogdan Nikishin. Esikoht siis Heinzer, Vervuy on teine, Dong, Hiina siis 3. ja võib-olla meil jäigi selle siin seletamata, et 3. koht siis läheb jagamisele. 2 kolmandat kohta antakse vehklemis välja, eraldi 3. kohtumist ei tehta, välja arvatud olümpiamängudel. Kahjuks ka Eesti kontekstis vaates on Kaido Kaabermann 4. just jäänud ja see on ainuke koht, kus vehklemises selgitatakse ka 3. koha omanik turniiril. Ja Dong ja Grumier siis jagavadki 3. kohta ja Nikishin on siis 5. Silvia Fernandez Venezuelast saab siis 6. tulla Reggie Andras Ungarist ja Vergil Marshall, jällegi siis Marshall täpne ole vist hääldusega, siis prantslane lõpetab siis selle esi-8 ja 2 prantslast siis tulid esi-10-sse ja siis me just siin täna rääkisime, kes võib-olla ei olnud meie ülekande päris algusest meiega, siis prantslastel ei jõudnud kohale varustus, läks siis, kes meil siin lennukitega reisivad inimesed teavad, see pagas ei tüki alati tulema koos sinuga lennukiga ja said nad ka abi siis meie Eesti vehklejad, et korjasid nad siis siin kamba peale varustuse lõpuks ikkagi kokku ja said oma matši alustada, vähemalt poole päeva peale saabus siis nende pagas ka järgi, et võõraste ma ei tea, kui tähtis see on, et see on sinu relv, et oskad sa seda äkki öelda, et kui sulle võõrad asjad selga pannakse, ega see ei ole vist päris hea tunne.
ei kindlasti selle hea tunnen ja igal relval on oma iseloom, iga tera on isemoodi. Mõnele meeldivad kerged terad, mõnedele raskemad terad, mõnedele nagu tugevamad, mõnedele pehmemad, see on väga individuaalne ja ka need relvade käepidemed on igal inimesel on omad lennikud. Raske on pööravarustusega. Raske on pööravarustusega, aga olgem ausad, et kui sa ikka vehelda ei oska, siis sa võid võtta ka selle Max Heinzeri relva, aga ega sealt midagi välja ei tule. Relva hind on ka võimalik kuidagi lakke ajada või seal 150 euro juures lõpeb see ikkagi ära, muidugi, kui seal kullast käepide teha näiteks. Jah, aga ma mõtlen tavaline võistlusvahend. Tavaline võistlusvahend on kuskil 150 eurot üks relv, aga igal mehel peaks olema kuskil 4 relv. Eile päev näiteks ka selgelt, et neid läheb ka. Ühe relva eluiga sellisel tippvehklejal on, ma arvan, et 1 kuu. Et kui ta vehkleb sellega nii trennis kui võistlustel, et võib-olla 6 aega peab vastama. Me näeme siin kohe autosustamisele tulemas sportlasi, kes on täiesti erineva pikkusega, erineva kehakaaluga, et kas on mingisugune selline ideaalmudel, milline see vehkle peaks olema? Ma arvan, et kui ta on selline 2.20 pikk, siis jääb ta arvatavasti liiga aeglaseks. Samas on tal käed väga pikad, et oskad sa panna mingi sellise ideaalmudeli kokku, milline võiks olla vehkleja, et tulla nagu olla hea. Kindlasti ei ole mingit ideaalmudelit, et ideaalne ongi see, et inimene ehitab selle vehklemise enda proportsioonide järgi üles, et nagu sa ütlesid, et vehkleid on nii pikki kui lühikesi, nii pakse kui peenikesi ja see, kui vehkleb seal, ütleme, lühike ja paks vehkle ja pika ja peenikes on ka, ma ei tea, kus see võib võita. Et see on selle enda keha järgi ikkagi ehitatakse üles ka see vehklemisstiil, et kui sa oled väga lühikese käega, lühikest kasvu, et see ei ehita enda vehklemist selle peale üles, et vastu kargata näiteks, et sa pead läbi relva tegema. Ja alustab tseremoonia, et tõenäoliselt alustatakse 18 aastast. Me alustame 44. Tallinna mõõga parimate autasustamisseremooniaga. Ladies and gentlemen, I start with the official meestel on hea meel, ilmselgelt. Jah, need 8 meest on kõik rahul, ma arvan, selle tulemusega. Ikkagi turniir oli ju väga kõva, väga palju osalejaid ja see mõõk, mis saadakse, ja autostab siis Eesti Vehklemisliidu president Margus Hanson. Ja Ilets annab üle. The flowers are handed over by winner of the Junior World Cup rankings from season 2012-2013, Miss Katrina Lehis. Junioride maailmakarika võitja aastal 2013 Katrina Lehis. 8th place, 8. koht, Virgil Marchal, Prantsusmaa, France. 8. koht läheb siis Prantsusmaale, Virgil Marchal. Sportlased siis, kes poodiumile, siis esikolme hulka ei pääsenud, saavad oma lilled kätte sellisel kõrval kohe seal selle poodiumi kõrval. Spordi alati erinev, et kas on lõputseremoonial kutsutakse 6 või 8 või neid üldse ainult 3. Vehklemises väärtustatakse märksa rohkem kui näiteks suusatamises. Ja 7. koht läheb siis Ungarisse. Ungaril on siis Andras Reidli. Silvio Fernandez, Venezuela. Venezuela sportlased Silvio Fernandez. Fernandez siis kaotas veafinaalis Kasper Villini hõbedavõitjale. 5. koht läheb siis Ukrainasse, jah. Bogdan Nikishin, kes kaotas tulemusele võitjale Max Heinzerile. Ja Nikishin on see mees, kes võitis nädalale tagasi Saksamaale aagulise turniiri. Võib öelda, et
kuigi vehklemises on palju üllatusi, et meeste nagu ütlesidki paari tunniga võib vorm erineda, et me siiski näeme siin poodiumil ikkagi neid mehi, kes on ka maailma edetabelis ikka eesotsas, et ütleme, et nemad ebaõnnestuvad vähem. Kuigi natuke jah, seekord oli isegi palju neid, kes tulid nii-öelda eelmisest päevast siia 8-ka, jah, ainult üks mees, kes pääses eelturniirit, on ju meie võita täna. Võita ja 8-st rääkides Nikishin oli ka kindlasti vaba, et ma ei tea, kas Fernandes on nii kõrgel maailma reitingud ei ole, et ei tiiri teine ka vehklema. Et kas 2 või 3 meest asetatud, kes sai siis 8 hulka. Ja Grumier siis prantslane 3. koht. Samuti 3. koht. Third place. Dong Xiao, Hiina. Selline pisike mõõt on tal olemas. Juba ka eelmistest kordadest 1 aasta tagautas igast niiga matši Nikolai Novosjolovile. Ja teine 3. koht läheb siis Hiinasse, Dong. Kahju, et jah, see mees oli... See mees nüüd lülitas välja siis meie Nikolai Novosjolovi ja teine 3. koha omanik Grumier lülitas välja meie Jevgeni Blinovi. Jah, midagi ei ole teha, paremad seisavad poodiumil, et selline see sport on. Mõlemad meie mehed kohtsid otsustavad võrtavad. Just mõlemad täpselt. Ja teine koht siis Hollandisse, Kasper Vilje, väga hea võistlus, väga ilusti vehklastame. Poolfinaal oli väga targalt tuldud kaotusseisust. Kaotusseisust tõmbas ära ja tegelikult tegi ka sellest esikoha matšist lõpus ikka päris huvitav etenduse. Jooksevõistluse aeg oli vähe, tuli juba joosta. Näitas vehklemise erinevaid külgi, et tuli. Aga nüüd võita. Kõige tähtsam mees. 44. Tallinna mõõga võitja, the winner of 44. Siin televad kõik tulevad juba taustaks. Mark Salu hääd, kes on siis võistluste viia seal rahva seas, kutsub siis välja võitja ja 44. Tallinna mõõga võitja 2 aastat järjest. Šveitslane Max Heinzer ja mees on täna näidanud tõesti väga tublilt vehklemist. Usun, et see suur Tallinna mõõk, mille ta nüüd kohe saab, teise samasuguse mõõga kõrval enda mõõga, et seal on kindlasti tal üks lemmikauhindu. No nii, nüüd ta näitab seda demonstreerib kõigile. See on see samasugune, nagu oli ka eelmise aasta. Ma arvan küll, jah. Daamid ja härrad, võitjauks mängib Šveitsi hümn. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Switzerland. See koht, kui pealt vaadata, püsti tõusavad. Nii ja läbi on siis see võistlus saanud 238 sportlast sellel turniiril osades ja võitjad on siis teie ees ja seda võistlust aitasid teieni tuua siis kuna 12 otse-eetris Raivo Rimm ja Meelis Loit. Tänased Meelis väga sisuka kommentaari eest, nagu ma juba ennegi ütlesin, siis ma arvan, et inimesed, kes vehklemise sisupoolt ei teadnud, said täna palju targemaks. Ilusat õhtut kõigile ja tulge homme vaatama võistkonnavõistlust. Just, nägemist kenalt õhtu. Seal nad on, tänased parimad. Suured tänud teile. Thank you. Triobet lisab jalkale